Inimesed mäletavad veel, et kunagi paiknes selles majas Toompuiesteel kopsuhaiguste dispanser. Viimasel 10 aastal aga ei pannud linnarahvas luitunud ja suletud aknaluukidega hoonet siit mööda kõndides ilmselt tähelegi. Kuni ühel päeval läks vanas puitmajas lahti ehitusmeeste vilgas askeldamine. 2004. aastal, kui Eesti oli saanud Euroopa Liidu liikmesriigiks, avanes esmakordselt võimalus saada siis investeeringuteks abi Euroopa Liidu FARE programmi kaudu ja seda me kasutasime ja selle projekti nimetuseks oli piiriülese koostöö projekt, mis on keskendunud puuetega inimeste tööhõive parandamisele. Nii et me oleme nüüd Toompuieste renoveeritava hoone peafuajees ja siit edasi siis kulgeb trepikäik teisele korrusele, ka uus liftikäik, mis tulevase teise etapi käigus lõpuni ehitatakse. Siit paremale jäävad siis uuesti rajatud invatualetid ja nii edasi ja siit edasine käik siis juba viib meid maja suurde saali. Meie projekti põhielemendiks kujuneski siis Toompuieste 10 hoone remont ja restaureerimine eesmärgiga luua selleks piiriüleseks koostööks vajalikud ruumid ja võimalused. Maja saal on 60 külastajale arhitektide nägemuse järgi tõenäoliselt mahub siia võib-olla ka 15-20 inimest rohkem. Selle maja esialgne puuetega inimeste koja kasutusse andmine toimus juba 1996. aastal, kui me tegime taotluse Tallinna linnavalitsusele, et saada see hoone nii-öelda meile rendile. Ja ka see rahuldati 1997. aastal see taotlus tingimusel, et puuetega inimeste koda leiab ise vahendid ja restaureerib selle maja. Ja maja anti puuetega inimeste kojale 25 aastaks tasuta rendile. Esimeste aastatega õnnestus puuetega inimeste kojal erinevate projektide abil hankida seda jagu raha, et hoone sai katuse ja gaasi katlamaja. Seejärel seiskusid restaureerimistööd aastateks. Kuni selle hetkeni, et kui Eesti sai Euroopa Liidu liikmesriigiks, siis tekkisid need võimalused uuesti ja nüüd me siis olemegi selle maja saanud renoveeritud, remonditud. No ja kus me võime seda näha? Möödunud aastal me saime Tallinna linnavalitsusega sellise kokkuleppe, et linn andis sellele majale puuetega inimeste koja heaks hoonestusõiguse 20 aastaks ja sellega on ta nüüd tänasel hetkel mitte enam rendiobjekt, vaid ta on puuetega inimeste kojale kuuluv objekt ja kinnistu. Siin selle esiku vastas on veel üks kabinet, kuhu tuleb Eesti puuetega inimeste fondi tööruum. Siin on praegu ka maalritööd nii-öelda lõppfaasis. Kui me tuleme siit sellest nõupidamiste ruumist siia sellesse uude rajatud koridori, siis siit pääseb mõnedesse kabinettidesse, kus saavad olema siis puuetega inimeste koja juhatuse tööruumid. Ja siit on veel siis teine väljapääs õuepoolsesse ossa. Ja selle kõrval on ka väike köögiruum, kus siis tähendab kõigi nende ühisürituste ja koosolekute tarbeks on võimalik siis anda ja pakkuda lõunakohvi. – 2006. aasta märtsis avas verivärske arenduskoolituskeskus oma uksed esimeseks koolituspäevaks. Ehkki remonditööd majas lähevad veel suure hooga edasi, on maja siiski juba oma õiget elu täis. Eesti puuetega inimeste koda on
katusorganisatsiooniks 47 organisatsioonile, liikmesorganisatsioonile ja see tähendab seda, et Eesti Puuetega Inimeste Koja põhiülesandeks on ju tegeleda nende organisatsioonidega, neid koolitada, õpetada, viia läbi ühisüritusi, välissuhtlust arendada, üldkogusid, juhatusi ja nii edasi ja nii edasi. Kõikide nende ürituste läbiviimiseks on vaja ruume. Ja siiamaani oleme äärmises kitsikuses olnud seoses sellega, et me oleme elanud siin, ma ei tea, kas on nüüd väga viisakas öelda, saunas, aga või ma vabandan, isegi me kasutame nime pesuköök, kuhu ei mahu rohkem siis inimesi kuni see 5 või 6, mis meid on. Tänasest päevast, nagu siis, kui see maja käiku saab, kaob ära see, et me ei pea enam ruume üürima kalli raha eest. Kas teil on siis tähendab, ka mingi konsultatsioonikomisjon sõidab teile välja siis? Teise korruse tubades saavad oma töökohad puuetega inimeste ülevabariikised liidud ja need liidud saavad need tööruumid endale niimoodi, et näiteks ühte ruumi saab 2 liitu. Ütleme, et üks töötab seal esmaspäev, teisipäev, teine kolmapäev, neljapäev. Järgnev ongi teise korruse leida rahalised vahendid teise korruse väljaehitamiseks. Selles majas kavatseme hakata läbi viima töönõustamist. Ja töönõustamine on nagu 2 variandiga, et siin hakkaks nagu olema nagu nii-öelda tööinkubaator. Ühesõnaga on arvutid ja teatud väikesed organisatsioonid, puuetega inimeste organisatsioonid, kes teevad, võib-olla neil on kord kuus vaja raamatupidamist vaja teha, sest ta võib siia tulla ja seda tööd siin teha. Ta ei pea omama selleks eraldi oma arvutit. Meil on Merit-programm, mida meil ka sponsorkorras kingiti. Arenduskoolituskeskusest saavad puuetega inimesed edaspidi tööalast nõustamist ka sõna otseses mõttes. Siia kogutakse info töökohtadest, kus vajatakse tööjõudu ning kus on olemas puuetega inimeste töötamiseks vajalikud tingimused. Siin saab teha kutsesobivuse teste ning viia läbi kõikvõimalikke õppusi, mis tööle asujale ja puuetega inimestest ettevõtjaile tarvilikud. Kõigepealt ma annan sõna proua Õigele ja siis hakkame juba kuulama meie esimest Volaõigusseadus, asjaõigusseadus, pärast veel tööpuhkaja seadus, tööõigus ja nii edasi. Tähendab, see puudutab ühte või 2 kõige olulisemalt eraõiguse valdkonda reguleerivat seadust, et kui midagi nüüd on küsida, siis küsige kohe julgelt vahele. Ent projekt CBC 2002, millega õnnestus korda teha puuetega inimeste koja arenduskoolituskeskuse esimene korrus, seab peale vabariigisisese tegevuse eesmärgiks ka rahvusvahelise koostöö arendamise. Rahvusvaheline tegevus, nii nagu selle projekti nimetuski oli, piiriülene koostöö, see haldab või hõlmab nüüd enda alla 3 Balti riiki, Eestit, Lätit, Leedut ja välispartnerina on siis siin Euroopa Liidu liige Rootsi, kus puuetega inimeste nii-öelda tööhõivealane töö on olnud kogu nii-öelda Euroopale eeskujuks ja Põhjamaadest ta on vaieldamatult liider selle alases töös. See on Läänemere maade tuba. See on niisugune ühistöö, kus saab läbi viia jälle nende erinevate riikide või nende riikide koos seminari, nõupidamisi, ka väikeseid kokkusaamisi. Siin saavad olema kapid, kus on kõikide riikide kohta, kes nüüd hakkavad olema meie koostööpartnerid, materjalid, puuetega inimeste kodade põhikirjad, nende seadusandlus. Mis pärast siis selle piiriülese koostöö nii-öelda keskuseks valiti Tallinn ühelt poolt, et meil oli teatud eeldus neid ruume saada ja teiseks pooleks on ta siis keskne koht nii Põhjala või Põhjamaade ja Baltikumi riikide koostöö läbiviimiseks. Tegevus arenduskoolituskeskuses käib täie hooga ning päevast päeva kasvab nende puuetega inimeste hulk, kes on värvilõhnalise oma majaga juba lähemalt tutvust teinud.
kui veel maja teinegi korrus valmis saab, lisaks verandad ning õueala koos piirdeaia ja õuepaviljoniga, oleksid maja omanikud, kes kusagil aastatel 1870 selle maja Tallinna kesklinna oma perekonnale eluruumideks ehitasid, kunagise kodumaja uue elluärkamisega tõenäoliselt väga rahul. Ja ta kuulus ühele saksa perekonnale ja hiljem on see siis olnud siin ta mitmete valdajate käes, kuid need esialgsed või viimased nii-öelda omanikud Eesti taasiseseisvuse taaskehtestamise järgselt loobusid selle maja erastamisest põhjusel või tingimusel, et sellest majast tuleks sotsiaalobjekt. Loomulikult tuleb puuetega inimeste kojal kõikide kaunite unistuste teostumiseks veel hulk projekte kirjutada ning oma ideedele toetajaid otsida. No kui me räägime praegu konkreetselt seda projekti ja seda riigihanget, siis see oli 7 miljonit. Ja tahan öelda, et võimalik, et mingisugune 2,2 miljonit peaks see maja veel tarbima ja leidma rahalisi vahendeid, et kogu kompleks oleks siis lõplikus valmimisjärgus või valmis. Ja nüüd me oleme maja teise korruse siis niinimetatud külaliste apartamendis, mis on mõeldud siis eestimaistele ja ka välismaistele külalistele, kes siis tulevad siia siis oma probleeme lahendama või ka rahvusvahelistele või eestimaistele ühisüritustele. Maja teises otsas, nii-öelda Kaarli kirikupoolses otsas tuleb täpselt samasugune apartament, nii et siin on siis võimalik 4-5 inimesel ka ööbida, kui on vajadus. Võib arvata, et katusekambris ööbijale jääb vaade Hermanni tornis lehvivale sinimustvalgele Eesti lipule ning ärkamine tornist kostvate hümnihelide saatel kauaks meelde. Ja praegu tuleb küll seda tõdeda, et see on olnud niisugune meeldivate kokkusattumuste jada, alates Tallinna linnavõimu mõistmisest, puuetega inimeste töö paremustamiseks ja kõigi nende eelnevate omanike hea tahe just sellele sotsiaalse suuna arendamisele mõtted. Nii et need on täna põimunud kõik selleks, et siin majas on nüüd saanud korrektsed tööruumid, mis tahes nii-öelda vabariigisiseseks tegevuseks kui ka rahvusvaheliseks tegevuseks. Sellest peab saama selline maja, et kui puudega inimene tuleb sisse või helistab telefoniga, siis ta peab teada saama mitte ainult Tallinnat, eks ole, vaid just nimelt üle Eesti ja võib-olla ka teistest riikidest, mismoodi, kust mingit abi ja teavet saada. Et see peab koht olema, kus inimene saab oma küsimusele vastuse. Tuleb täiesti siirast tänu avaldada ikkagi Tallinna linnavalitsusele selle koostöö eest, mis on toimunud siiani selle maja nii-öelda küll hoonestusõiguse saamisel, samal ajal ka Sotsiaalministeeriumile, sest riigihange, avatud riigihange, mille me siin läbi viisime, see osutus siiski peaaegu 1,2 miljoni võrra suuremaks kui need rahalised vahendid, mida meile eraldati Euroopa Liidu ja meie oma vahendite kokkuliitmise teel. Ja selle rahalise vahe Sotsiaalministeerium aitas katta möödunud aasta lisaeelarve vahenditest. Meil jätkub eelolevateks aastateks küllalt nii-öelda tegemist ja leidmisrõõmu, et seda kompleksi lõpuni valmis ehitada. Teiselt poolt ongi see üks olemise kõige rõõmsam osa, et saab midagi teha ja neid tulemusi näha, kuidas nad siis inimeste jaoks töötavad.